Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennisõbrad kuulama Matšpalli podcasti aasta viimast episoodi. Meil on parasjagu pooleli aasta top 14 lahkamine. Eelmises saates jõudsime siis esimesed 5 ära vaadata. Meil on veel 9 punkti minna. Katsume nüüd hooga pihta hakata. Meil üks saatekülaline hilines natukene stuudiosse, sest oli luku taha pandud. Delfi on nii turvatud ettevõte, et siia ei pääse lihtsalt sisse. Kompliment. Jaa. Igatahes kiirelt üle käies 14. koht oli meil Eesti meistrivõistlused ja Eesti meistrid Klinka Nuudi. 13. kohal oli Eesti Davis Cupi hooaeg ja suur küsimärk selles suhtes, mis saab edasi veebruaris, kas me lähme Iraani või mitte. 12. koht oli Ons Jabeur 3. kaotus Suure Slami finaalis Wimbledonis. 11. oli meil Coco Gaufi aasta ja 19-aastaselt US Openi võitjaks. Ja 10. kohal vesistasime soomlaste edu üle ja Riho võttis siin lahti mõned vanad haavad, et kui oleks Kaia Anett Eesti lipu all mänginud pikki aastaid nii Fed Cupil kui olümpial, mis siis kõik oleks võinud olla. Aga jõuame 9. kohale ja võib-olla mitte ei räägi sellest, mis kõik võinuks olla, vaid küsime, kuidas selle mehe puhul edasi. Rafael Nadal teatas, et on tagasi tulemas jaanuarist ja teeb siis oma viimase aasta 2024 profitennises. Kas sellest tuleb nüüd selline hüvastijätu aasta nagu Federeril, ehk siis mitte liiga edukas, või on Nadalis rohkem peidus? Mis te arvate? Kindlasti tervis. See tagasituleku aasta võib ka lõppeda esimese turniiri esimese mänguga. Aga saatekülalised on ka tutvustamata. Alo Ojassalu räägib praegu. Toomas Kuum on kohal ja Riho Kallus. Ja tere jälle. Riho, miks nii apu nägu? Tere. Viimaseks Nadal on nii kogenud mängumees ja hinges selline tšempion, et ta ei tule tagasi nalja tegema, see on päev selge. Ja mingid turniirid lähevad kindlasti sissejuhatuseks ja see on muidugi tore, ma ütlen, et minul hakkab jälle päike särama, sellepärast, et ma paraku olen Nadali Federeri fänn ja tükk aega sellise sisemise põlemiseta jälgisin ATP mänge. Nüüd 31. detsember ma olen kindlasti teleka taga ja vaatan Brisbane'i esimest mängu. Ilmselt see on vana aasta õhtu viimane mäng. Aga põnev. Arvamusi ma olen maailma meediat ka vaatanud, on täiesti seinast seina. On inimesed, kes ütlevad, et täiesti mõttetut vanamees sinna ronib. Mina ütlen, et me oleme Nadali imesid näinud siin, ütleme, viimane Roland Garros võitja, kui esimesest ringist peale süstida ja ma ei tea, mille najal üldse väljakule tuli. Ja siis nii veenva turniiri lõpuks mängis. Et üks point on see, et kindlasti liival kõik kardavad teda. Ta on vastik vastane absoluutselt igale ühele. Olgu sul ükskõik, mis seal on. Ja ma arvan, et ilmselt on ta nagu lamp, kes põleb selle, mis nüüd LED-lambid ei ole, aga õõglampid oli niimoodi, et vahetult ennem kustumist nad läksid erkselt põlema. Vanad lambid olid ja ma arvan, et rahva midagi ilusat teeb kindlasti. Ja kus see tema lõpp on, seda me ei tea. Mina kahtlustan Roland Garros, kui ta on positiivne, siis ma arvan, et seal lõpu intervjuus tuleb suur tänusõna ja kogu lugu. Vaevalt, et ta sinna hardcore'i perioodi läheb ennast lõhkuma enam lõpus. No aga on vaja ju nägemist öelda ka New Yorgi rahvale? Ma ei tea, et rahval mingi selline sügav side selle US Openiga oleks olnud. Pigem võib-olla Wimbledon veel kuidagi. Pigem võib-olla Wimbledon, jah, ja eks ta natuke mõtleb oma jalgadele ja hardcourt on talle igal juhul valus, ütleme, ükskõik mis ta ei tee, aga ma arvan, põhirõhk on selle liivaperioodil. Ilmselt ta mängib 1-2 turniiri alla, sinna arvatavasti Barcelona ja ilmselt siis ühe veel ja siis tuleb see aasta kõige põnevam moment. Ma olen sinuga täpselt nõus ja ma tegelikult Delfil siin noor reporter Ken Toor Abrams tegi vahva loo. Jah, ma talle rääkisin ja põhimõtteliselt suht sama sisu nagu sulgi, et hästi kindlasti läbi mõeldud on kus mängida ja kuidas, sest tervis on seal tõesti number 1
ja see mentaalselt, ma arvan, seal probleeme ei ole niivõrd, et aga küsimus on just füüsises, et kuidas vastu peab, just peamine ongi see, et ei juhtuks siin suhteliselt kohe esimesel mingisugune häda, et kindlasti nad on siin maksimaalselt teevad tööd selle nimel, et see oleks minimaalne oht, ütleme, aga sa ei tea sellises vanuses ja tippsport, et seal, et loodame, et ja ma olen suhteliselt, see kevadperiood on see võtmeküsimus, et paar turniiri alla ja siis Roland Garros. Jah, ma olen ka Alaga täiesti nõus ja ma ütlen ka, et selles mõttes hetkel on väga positiivsed noodid Nadali osas. See mees ei tule poolvigasena tagasi ja kui ta tuleb, siis ta mängib ja ma hakkasin ise mõtlema, et kui nüüd kõik see muinasjutt päriselt teoks saaks, nagu ta rääkis, et ta tahaks terve aasta hüvasti jätta kõikide nende turniiridega, kus ta käinud on. Öelge mulle, mehed, mitu piletit? No rahvamängudel on maja täis. Ja kujutage ette, mida see nendel turniiridele tähendab. Kui sa tead, et Rafael Nadal mängib oma viimast turniiri, ükskõik milline ATP 250, 500 000, vahet ei ole, ükskõik need turniirid saavad olema täis maja alates esimest ringist, et see on nagu tennisele on see nagu meeletu boost järgmisel aastal, kui see tõesti nüüd niimoodi läheb, et Nadal saab terve selle hooaja ära mängida. Aga huvitav on kindlasti see, et see mees hakkab kõvasti kaarte segama, sest ta on ju paigutamata. Ei ole, mina lugesin viimast uudist see, et ta saab mingil imelikul põhjusel 9. paigutuse. Vot seda ma ei teadnud. See on kuidagi, ütleme, ma ei tea. Kus ta sa räägid Austraaliast või? Jaa. Okei, sest tal on tegelikult edetabeli koht on tal ju ei tea, kus kasutatakse mingid protectid, aga ma ennem ei teadnud, kas protectid kasutatakse ka paigutuse puhul. Aga ilmselt siis paigutatakse, sest mina lugesin ATP mingit viimast uudist, et Rafa on 9. Okei. Seal on jah mingisugused reeglid, et kui kaua sa seda ja mismoodi seda kasutatakse. See on pigem, ütleme, hea uudis mitte Rafale, vaid kõigile teistele, kõigile teistele just. Aga samas siis on välistatud vähemalt see oht, et loos viib kokku kohe näiteks Djokovic ja Nadali avaringis. Seda ohtu siis sel juhul ei ole. Et ikkagi on asetus. See oleks turniirile ja kõigile jama, kui nii läheks. Jah, nii et see lisab selle 2024. hooaega kindlasti kõvasti vürtsi ja me saame kõik, ma arvan, teist kolmekesi kõik, kui istume siin kõvasti rohkem telerite ees järgmine aasta tänu Nadalile. Kui me sel aastal tegime Roger Federeri erisaate, siis järgmise aasta lõpus koguneme Nadali erisaatesse või? No see väärib kindlasti vähemalt ühte saadet. Mina oleksin nõus tulema. Kui Djokovic peaks lõpetama, siis palun mind mitte kutsuda. Vaatame, kätemerd siis vist ei ole, jah? Ei, no siis kutsume mõne serblase, kes Eestis elab. Jah, suursaadiku. Aga see oli 9. koht ja 8. koht ei ole ka kehvem sportlane Iga Swiatek. Suurte slämmide mõttes oli küll aasta kehvapoolne, et võitis ainult ühe French Openi, teistes pääses 8. finaali, veerandfinaali ja 8. finaali, aga võitis kuhjaga muid tiitleid ja matše kokku 65 matšivõitu ja 10 kaotust vaid. Võrdluseks näiteks Djokovicil 54 võitu, 6 kaotust, Sabalenkal 55, 14, Kaufil 50, 16, näiteks Medvedev 66, 18, et siis 10 kaotusega aasta läbi tulla on ikkagi omaette saavutus ja esireket jätkuvalt. No jaa, et ütleme, tal ei ole see kõige parem aeg olnud, aga teatav, nagu sa ütlesid, kus ta on seal välja kukkunud, et samas teatav stabiilsus on ka ikkagi olnud, et ütleme, et ma mõtlen selles plaanis, et just nii palju ühtluset, et ta saab olla esireket. Vabandust. Aga Prantsusmaa lahtistel muidugi tunnistan, et tolles mängus ma olin Muhhava poolt ja ma arvan, et seal füüsiline pool väga palju otsustas. Lõpus oli Tšehhitar ikkagi oli kuidagi väga, tal olid ka rasked seal mängud enne seda. Ütleme, seal ei olnud palju puudu, et Poolatal poleks ka seda turniiri võitnud. Ütleme, et see Muhhova on ka üks selliseid huvitavaid, tark naistennisist, aga tal on natuke sest ka kohati võib-olla võimsusest jääb puudu. Et ma ei oskagi nagu öelda, et ma usun, et nad teevad oma tiimiga selle järeldused sellest hooajast ja võib-olla natukene oli see moment, et tõesti oli kujunemas, et kui see aasta algas, et oli selline tunne, et ta valitseb nii kindlalt seda hooaega ja võib-olla seal toimus ka mingisugune, me ei tea ju kõiki neid voogusid, mis seal tegelikult on, kuidas seal ka füüsiliselt võib-olla väiksed mingid nüansid, aga ma arvan, et mentaalse poole pealt tal natukene võib-olla oli selline, nüüd ta näeb, et mitte kolmik või nelik või viisik, mis seal on, et ei ole asi nii lihtne, et ta peab oma selle positsiooni pärast nüüd kõvasti vaeva nägema.
paar asja, mis Swiateki juures, ütleme, tahan kohe öelda, et naiste tennises polnud mul kaua aega olnud, sellist mängijat, keda ma fännaks või kelle poolt ma alati olen, on ju. Eks teil on ka kindlasti selline mängijad, sõltumata, mis ta teeb, kelle poolt olen, siis Swiatek on nüüd üks selline. Ja seal on väga palju põhjuseid, see ei ole niimoodi järsult tekkinud, nagu mul kunagi Federer tekkis niimoodi plaks ja oli, vaid pigem selline Nadali variant, kelle selline sümpaatia kujunes nagu natuke aja jooksul. Ja Swiatekiga ongi üks selline pull, et tegelikult päris suured mõõnad on ju. Aga kui sa vaatad, ta purustas juba mitmendat aastat järjest munade rekordi. Ehk siis sellel tasemel palju ta see aasta tegi, kas 26 või 28? 6-0 igaks üksis ütleme, jah. Teda juba kutsutakse mingi peigelmeister või mis see on. Siis tegelikult see mängu kvaliteet, ütleme, kui ta mängib nüüd oma head tennist, see on nii, et lähiaastatel mina ausalt öeldes kedagi vastu ei näe. Aga mõned olid see aasta sees, olid see kummalisi kaotusi, aga lõpetada aasta esireketina selle kõige juures. Ma usun, et see on meeletu enesekindluse puust temale. See, mis ma enne mainisin, et need mõõnad olid, aga samas ikka see positsioon nagu ikkagi on nagu samas nii naljakas, et see mõõn tuleb, aga sa tunnetad, et ta ikkagi püsib nii-öelda, teatud mõttes ütleme, et see keskmine on ikkagi kuidagi nagu hooaja seisukolt, et ikkagi näed, ta on esireket, et ta tuleb see mõõn sisse, aga ta on väga tark mängija. Ma pidasin silmas pigem üksikuid mänge. Aga muidugi neid tuli. Aga ta on ka jälle see tennisist, kes on võimeline mängu jooksul mitmel puhul taktikat muutma. Mulle tõesti need naistennisistid ei ole minu lemmikud, kes käib ainult selline tampimine nagu, ma ei oska öelda, minu jaoks on Sabalenka mäng selline, et jah, see on väga võimas, aga see ei ole, kohati on kihvt vaadata mõne game'i, aga isegi siis, kui ta võidab ja kuidagi mäe kõrguselt üle, see kuidagi nagu, ma ei tea, see ei paku mulle sellist naudingut, ütleme. Et sama Ons Jabeur, Swiatek ja siin veel mõned mängijad, et tegelikult on palju ägedam nende tennist vaadata. See oli siis 8. koht ja Iga Swiateki aasta. Swiatek puutub vägagi ka meie 7. kohta, sest 7. kohale oleme pannud sellise nähtuse, millest maailmameedia kõvasti pasundab, et meil just kui nüüd olla ka suur kolmik naiste tennises. See on siis Iga Swiatek, Arina Sabalenka ja Lena Rybakina. Nende omavahelisi mänge ja seda dünaamikat on päris põnev olnud see aasta tegelikult jälgida. Swiatek võitis näiteks Sabalenkat Stuttgarti finaalis, aga kaotas talle kohe järgmises Madridi finaalis ja võitis teda uuesti aastalõputurniiril Cancunis poolfinaalis. Rybakinale kaotas Swiatek Australian Openi kaheksandikfinaalis Indian Wellsi poolfinaalis ja Rooma veerandfinaalis, nii et Swiatek Rybakina vastu jäi nullile see aasta. Rybakina kaotas Sabalenkale Australian Openi finaalis, võitis teda Indian Wellsi finaalis ja Pekingi veerandfinaalis, aga kaotas aastalõpu turniiri alagrupi matšis, nii et päris põnev oleks, kui nende kolme omavaheline selline miniturniir, et mis tulemusega see lõppeks, et hetkel tundub, et ma ei tea, Rybakina on omavahel rohkem plussis. Ma tahaks kõigepealt siia öelda, et ma ei tea, kuidas teile, minu jaoks see tundub nagu kui me räägime siin suurest kolmikust, kas me võrdleme Djokovic'i, Nadali, Federeriga, et see tundub nagu täiesti... See on teine maailm. Selles mõtlesin, et just kui arvatakse. Jah, just kui arvatakse, et millisest kolmikust me räägime. Nad proovivad naiste tennises ka intriigi. See on nii kohatu võrdlus minu arust. Me oleme igatsenud naistes sellist vastasseisu või sellist kolmikut, et nagu meestes on olnud, et nüüd lõpuks hakkad mingi alge tekkima. No. Ei hakkad. Me ei saa Kaufi sealt välja, et ta Grand Slami võita. Täpselt, et kindlasti selles mõttes need, kes arutavad seda, on küll täitsa kummaline, et nad praegu kõik New York Timesi Daily Maili üle nõus, aga mida nemad teavad? Kuidas nad Kaufi välja jätavad sealt? Ma ei saa sellest üldse. Ma ei saa ka aru. Mina ütleksin ajakirjandusega väljend, see on pastakast välja imetud teema. See narratiiv hakkas kuskil kevadel tekkima. On küll täiesti pastakast välja imetud teema. Aga praegu ütleme seda teemat. Nüüd paned juba Maksim mõtlema, et kui nagu, et järgmine suur kolmik, et
et kui me võib-olla paneksime sinna näiteks, ma ei tea, Medvedev, Alcaraz ja Sinner, et siis võib-olla võiks võrrelda, aga ärme nagu Djokovic, Nadali, Federeriga võrdle. Ei, see on, ütleme, et Djokovic, Nadal, Federer on pannud mingi asja ette, mida me lähiaasta kümnetel ei saa võrrelda midagi. Võib-olla, ma ei tea, ma ei ela nii kaua. Täpselt. Aga ilmselt minu võib-olla 10 aasta pärast külmkappi pannakse ja siis ma veel kord ütlen, et need suunad, mis praegust meeste tennises noortel on, võib-olla tuleb Alcaraz -2 aastat seal mingisugune punt, aga naistes seda küll ei paista. Ehk siis naistes pigem on nelik või on jätkuvalt segapudru? Ma ütlesin, minu suht karm veendumus on see, et naiste tennis on nagu ta on. Aga ma arvan, et Swiatek hakkab mingisuguseid rekordeid purustama. Sest täna ta on, oleme ausalt, ta on 22. Ta on juba, ma ei tea, 2+ aastat olnud maailma esireket. Ta on hulganisti Grand Slamme. Ütleme, et see, mida ta juba teinud on väga muljetavaldav. Ja siia otsa selle meie eelmine teema, et kehva aastaga olla maailma esireket, see on näitaja. Mul on pigem selline tunne, et seal hakkavad ikka talle rohkem kannadele astuma ikkagi praegu Sabalenka ja Kaufma ei ole Rõbakinas nii kindel. Ma mõtlen järgmist ja ülemist aastat. Minul on väga-väga raske näha Sabalenkant stabiilsust. Väga raske näha. Ma arvan, et pigem võib-olla on, mis noor ameeriklanna tegema hakkab. Jah, nõus. Okay. Liigume edasi. Meil on 6. koht ja Riho Soolo. Jaa, täpselt. Me oleme vait. Kui mul oli eile laste jõulupidu, siis mul oli enda tütre Soolo. Nüüd on Riho Soolo ja Jannik Sinneri läbimurde aasta. Mis me siis läbimurdeks peame? Australian Openil 4. ring, French Openil 2. ring, Wimbledis poolfinaal, US Openil 4. võitis elu esimese Mastersi Torontos ja ATP finaalturniiril paistis, et jääb löömatuks, aga mitte päris. Djokovic'i küll alagrupi turniiril võitis, aga finaalis tuli siiski vanamehele alla vanduda 3-6, 3-6 ja kus ta nüüd meil edetabelis on, Riho teeb peast? Davis Cupi mäng ka. Davis Cup ka, jah. Matšpallidelt. Edetabelis on ta 4, aga mis on... Jah, tema on siis minu suur lemmik, ütleme otse välja ja ma mäletan juba esimest korda, kui ma tema mängu kommenteerisin koos Toomas Leiusega, ta oli maailma 170 vist, siis me juba vaatasime, nii selge, see on see poiss. Siit tuleb, ja on tulnud ka. Aga mis on võib-olla tema puhul nagu kõige avaldavam läbimurre on see, et 3 meest, kes temast eespool on Medvedev, Alcaraz ja Djokovic. Viimased 2 mängu Alcarazi vastu on võitnud. Viimased 2 mängu Medvedev vastu on võitnud. Nüüd alistas 2 korda Djokovic'i. See on üks võib-olla veel kõige huvitavam fakt, sest et me näeme top 10 seal mehi küll, kes teevad igasugust tempe, aga ülevalt poolt mehi ei võida üldse. Võtame kas või näiteks Tsitsipase. Ja seal on veel näited, et minu jaoks Sinneri puhul on just see on kõige huvitavam fakt, et ta on nüüd suutnud need pähklid kõik nagu tegelikult see aasta katki ammustada. Ma julgeks arvata, et see, mis ta järgmisel aastal, no muidugi nüüd on küsimus Grand Slamides, kas ta nüüd suudab ka Grand Slamidel kuskil läbi murda, aga ma arvan, et tal võib tulla väga-väga huvitav hooaeg ja muidugi Jannik Sinneri puhul, nagu sa mainisid, see Kanada esimene Masters, eks ju, aga mis muidugi on... ka jällegi, täpselt nagu me rääksime Cory Gaufi puhul, ma julgeks arvata, et Darren Cahill on täna võib-olla maailma üldse üks kõige parem tennistreener. Ja Alo ja Toomas kindlasti oskavad nimetada, kui palju on maailma esireketeid käinud selle mehe käe alt läbi. Et neid ei ole vähe. Et Darren Cahill on ju Hewitt, Agassi, Ivanovic, Simona Halep, keegi oli veel tal. Ta ise oli rohkem ju paaris mängus. Jah, Marrit on väga juhendanud, nii et ülimalt intelligentne, väga tark treener ja mis mulle just meeldib Sinneri puhul see, kuidas tema nendest asjadest aru saab. Kuidas ta rääkis ka aastalõpu finaalturniiril, kui ta võitis Djokovic'iga kõik suur lugulaul, et no nüüd sa alistasid Djokovic'i ja Sinneri vastus oli see, et aga ma ikkagi teise seti tie-breakis ma ikkagi tundsin, et jäi liiga palju teise servi peale, et siin on kõvasti arenguruumi. Võt sellised ülimalt huvitavad nagu lähenemised või kuidas ta aru saab nendest asjadest ja kuidas pidev progress on, ja ta on oma treeneriga selle kuidagi väga hea sünergia saavutanud, et
minu jaoks tema mäng on väga huvitav. Muidugi jah, see aastalõpu finaalturniiri finaal, järjekordselt Sinneri puhul on küsimärk olnud kogu aeg see, mis teeb tema tervis. Tal on päris palju, oli vahepeal vigastuste probleeme siin eelmisel hooajal ja noh, vanameister jälle on mees, kes oskab mänge võita ja õigel ajal kasutada neid võtteid, et ikkagi see mäng enda kasuks ära pöörata, et kas kõht valutab või? Ei, seekord oli Jannik Sinneri see pallingul 40 tasa otsustas Djokovic hakata kellegiga sealt publikust rääkima õigel hetkel ja sealt see murre tuli ja sealt hakkas ju kõik allamäge minema, et esimeses mängus ta üritas ju seal seisul 2-1 tegi vetsupausi ja järgmise poolte vahetuse ajal tegi kaelamassaaži tellis endale igast tsirkust tegi seal, aga seda mängu ei võitnud, aga järgmise Sinner jäi ka vaatama sinna publikusse, vaatas, et mis seal toimub, aga ta ei saanud aru, et temaga tegeletakse ja noh, nii oligi. Et see oli võib-olla hea õppetund noorele mängijale, kui ta läheb sellise mehega väljakule, aga jah, et see, et ta need asjad on suutnud just see aasta, need mehed, kes temast eespool on suutnud kõiki neid mehi nüüd alistada ja väga tähtsates mängudes, et see on väga oluline märk. See on lihtne selles mõttes, et mentaalselt, kui sul on mingil hetkel mingi sein ees, ja oluline on saada see nagu murda kas või korra see nii-öelda saada see mõni võit kätte, et selles mõttes tal tõenäoliselt enam seda momenti ei ole, et sa kuidagi ei saa mõnest mängijast jagu ja lähed platsile ja sa juba oled juba enne läbi nagu kõrbenud, et kui sa oled nüüd juba võitnud, suutnud ka Djokovic võita, siis on sul ikkagi, ükskõik mis tulemust ka on, aga sul on psühholoogiliselt ikkagi lihtsam tulla platsile, see on nagu hästi oluline ja sa tõid selle treeneri momendi, me oleme siin täna või nendes saadetes oleme ju käsitlenud, kui palju ka Coco Gaufi puhul ja kui palju ikkagi see sünergia treeneri ja mängija vahel on oluline, et kui palju võib see tegelikult muuta ka mängus. Ja tänapäeval me räägime treenerid, me mitte ütleme treener, vaid treeneriid, kui suured tiimid on Alcaraz, Sinner, kui palju inimesi ja tegelikult ma just mõtlesin, kui me rääkisime ka meie poistest, on ju, et me ikkagi tegelikult see on handicap, me lähme ühe treeneriga ja üritame sinna suurde tennisse jõuda, sul on täiskohaga füsioterapeudid, sul on täiskohaga mentaalsed treenerid ja nii edasi, see nagu tippmängijate see tiim on pink on nii pikk. Mehhikos, kui Anett jõudis finaalturniirile, Anett ja Tursunov kahekesti väljakule tulevad ära, aga asemele tuleb kes see Muguruza ja justkui oleks terve suguvõsa kaasa võtnud. Järsku on see väljak täis sipelgaid, kes kõik teevad midagi. Ja teevadki. No neid näiteid ja asju on erinevaid ja on tiimid olnud suured ja väiksed ja nii edasi, lõppkokkuvõttes kõik taandub ainult isiksusele ja mängijale. Ütleme, et sealt kas tuleb või ei tule. Aga me rääkisime siin kolmikutest, naiste kolmikutest ja nii edasi, siis minu jaoks on tehtud selline assotsiatsioon peas, ma ei tea, miks Sinner on samamoodi, kes päevast aina rohkem mulle meeldib, on ju, et ma ei räägi mängustiilides, ma räägin pigem ongi sellised kas iseloomu asjad või ma ei oska öelda mingid asjad. Alcaraz Nadal, eks, Sinner Federer ja Rune Djokovic on. Ja võrdles aga ta on nii, kui me räägime iseloomudest, asjadest, käitumisest, mida iganes. Ega Djokovic ega mul ei ole sellepärast tema vastu, et ta mängiks kehvasti või ta teeb mingit, ei mängi ilusat tennist või ta mängib väga super. Kui tennisetreener ma võin öelda, et puhtamat ja paremat tennist on raske leida. Aga iseloomult on ta ma ei tea, telfiseid ei kasutada, aga ma kasutaksin väga vängeid omavahel, kui mikrofon väljas on, ma ütleksin teatud sõna, on ju. Ja Rune kohta täpselt samamoodi. See on üks asi ja siis kumbki ei saa aru, miks fännid neid ei armasta. No, ei armastagi, kui sa oled selline, siis ei armastagi. Teate, mis mure mul on Sinneriga? Väga ilus tennis, pailapselik, kõik need analüüsid, millest Riho räägib, aga väljaspool tennist ma ei teadast mitte midagi. Aga see on teadlik valik, ma arvan. Mina küsin sult ühe teise asja, kas sa esimesed 10 aastat väljaspool tennist Federerist teadsid midagi? Väga palju ei teadnud. No ma teadsin, et ta on viisakas, tal on naine kummardavad kaksikud, mis kõik see story käis ikka kaasas. Ongi paralleel ju täpselt üks ühele peaaegu. Sinna on ka ülimalt viisakas. Ja kui sa võtad Nadali Alcarazi, mõlemad hästi perekesksed inimesed, ka täpselt samasugused. Aga pane tähele, et need tegelikult tipus, eriti meeste tennises, need on ju kõik, ega Djokovicil on ka sama ju tegelikult selles mõttes, et ma mõtlen perekeskne, et selline ikkagi
Djokovicin oli naisega lahus ja ei no seda ma räägin nagu suguvõsa, ma räägin üldse, noh, ma ei räägi nüüd siin vist vahepeal, aga ma räägin selles mõttes, no jah, seda küll, ja kui sa selle tood, siis see on muidugi omaette veel seda, neid teemasid ma ei taha üldse käsitleda, eks on ju. Aga ma mõtlen selles mõttes, noh, vähemalt isa-ema rollid on kindlasti nendes kõikides hästi tugevad. See, mis nüüd edasi tuleb juba, ütleme, siis selles mõttes Federer on kindlasti väga, noh, nagu hea etalon, et minu arust üldse võiksid inimesed võtta ka sellist ka nii-öelda selliseid etalone, mitte neid, seda kollast rämpsu lugeda, mis kogu aeg käib, et põhiline on see, et kes kelle kohvrid ukse taha tõstis, et see on idiootsus täielik. Selle asemel räägimegi Federerist või veel teistest positiivsetest näidetest. Alo tõmbas hea paralleeli, aga ma tahtsin veel siia sisse tuua ühe asja, mis minu arust on ülimalt oluline faktor, on lapsevanemad. Ja võt seda probleemi Alcarazil ja Sinneril ei ole, aga Runel on. Nii kaua, kui see Anneke seal tribüüni peal istub, on tal ülimalt keeruline. Ja Beckeril saab olema ka väga keeruline. Sama probleem on Tsitsipas ja noh, vaata, Alcarazil Sinneril ei ole seda probleemi. Sinner isa käib vaatamas kuskil, plaksutab, nagu oli Federeril, eks ju. Noh, pole kunagi kuskilt midagi. Djokovicil oli oma isaga natuke see, noh, praegu enam ei ole niivõrd palju, aga ma näen, et seal on Runel on vaja see küsimus kiiresti ära lahendada, kui ta tahab hakata midagi suurt tegema. Pigem treenerid vahetada, vaid võib-olla ma ei ütle, et tema saab vahetada, vist ei saa vahetada, aga ära saata saab küll. No ütleme, et Boris Becker, mitmekordne Grand Slami võitja on siuke nagu teine treener seal ikkagi nagu pigem tundub, et ema on ikka nagu esimene treener, juhib seda tiimi. Paraku on, et jääb nagu Marrigi puhul, ütleme, et sa ei saa midagi teha tänase päevani. Noh, ja mis juhtus siin vahepeal Tsitsipasele, sai omale korralikult hea treeneri Mark-Philippe Pussise, saadeti ära, nüüd istusid ema isa kõrvuti juba kahekesi seal, et asi läks veel keerulisemaks, et ja näha on, et mis on juhtunud, ega ei olegi midagi head juhtunud. Aga Tsitsipas ongi räntsirkus. On küll, jah. Aga Sinneri teema, ütleme, lõpetuseks me läksime siit igalt poole eemale, aga ma tahtsin öelda, et kui Sinneri positiivse külje peale ma laoksin meeletult palju asju ja lõpetaksin sellega, et 10 päeva jooksul võita 2 korda Djokovic'i. Ühel päeval seda ei ole palju tehtud. Ühel ma ei tea, et oleks 2 mängijat vist, Nadal ja Marri vist minu arust. Ja ühel päeval 2 korda võita. Ja ühe mängu neist matšpallidelt veel. 3 matšpalli pealt, jah. Seda vist ei ole keegi teinud. Ja Davis Cupi finaalis, mitte suvaline mäng. Aga ütleme, et plusspoole ma paneksin talle veel, et ta on iline alustaja, eks Sinner alustas tennisega üleüldse. Kas te teate Sinneri ITF-i rankingut, juunioride rankingut parimat? Ma ei tea, aga noh, ilmselt ei saanudki väga palju olla, seks, et ta keskendus tennisele ju 13-14 aastaselt, ta oli mäesuusataja ennem, eks. Et selles suhtes iline alustaja loomulikult esimene fakt, mis ma sain Sinneri kohta teada, et ta oli mäesuusataja. Sa ei teadnud seda? Ei, seda fakti ei teadnud. Ja väga mitte ainult mäesuusataja, vaid ta oli ka minu arust 14 aastast Euroopa meister või ta oli ikka väga kõvad tulemust. Ma tahan öelda, et ülikõva, mitte see, et sõitis kuskil Taga-Alpides seal kuskil. Et läks paar korda Mustast mäest lasi alla. Ja et tõsisemalt tennisele kui võistlusspordile ja no need võivad ka kuulujutud olla, aga ma olen kuulnud, et kuni 12-13 mängis kord 2 nädalas. No. Vaatsin järgi, Sinneri parim ITF 133. No jah, ilmselt see on ainult mõne turniiriga, Nadal mängis ka ühe ITF noorte turniiri, on ju Wimbledoni poolfinaal. Aga lihtsalt fakt kui selline. Ja, aga me ülistasime nüüd nii palju, aga ma paneksin Sinnerile praegust sellise ühe väikse punase märgiga juurde. Ma tahaks näha, et ta hakkaks 5-setiseid mänge hästi. Ja just nimelt, mis ma ka mainin, vaata, kui suure Grand Slamil sa pead mängima 7 5-setist mängu. Kas sa suudad? Võita seda. Ilmselt suudab. Potentsiaal on olemas. Selline keha on selline, et tal on vaja, et liha kasvaks peale. Selleks, et ärme unustame vanust. Vanus on 22 alles. Jah, täpselt. Teine samasugune tippmees on ju Andrei Rublev, kes on ju ka suurepärane mängumees, aga no ei saa veerandfinaalist. Piir on seal ees. Piir on veerandfinaal ja 8 korda juba nagu Kaial. Ja ei ole välistatud, et Sinneril jääb see, noh, mis Kaial. No, võtame, Anett on veel parem näide, on ju, noh, maailma 2 ja 1 veerandfinaal, on ju, noh. Paneme edasi. See oli 6. koht ja Jannik Sinner. 5. koht meie Grand Slami debütandid juuniorides Oliver Ojakäär ja Markus Mölder. Ja Ojakääru jaoks lõppes aasta veel niimoodi, et ta võitis paaris mängus US Openi juunioride, nagu tema treener mõned aastad tagasi Kenneth Raismaa Wimbledonis. Üksikmängus jäi siis parimaks vist Ojakääru 3. ring, kui ma õigesti loen, ja Markus Mölder jõudis US Openil 2. ringi. Aga algus on tehtud või kuidas?
no muidugi, algus on võimas ja selle Ameerika lahtistega mulle kohe tuleb silme, et võib-olla natuke paralleele tõmmata Soome Davis Cupi edust, et mis mulle õudselt meeldis seal Ameerikas, kui sa nägid seal 4 meest koos. Et seal oli Jürgen, seal oli Kennet, seal oli Markus ja seal oli Oliver ja tulemus on käes, et sa ei ole seal üksinda ja just see, kui sul on nagu selja taga ja üksteist toetatakse ja koos ollakse, kindlasti kõik see, ma arvan, see kogemus, mida võib-olla Jürgen jagab mitte ainult Markusele, vaid jagab ka Oliverile, jagab Kennetile ja nii edasi, et see omavaheline koos olemine niimoodi, see on nagu niivõrd tähtis ja see on alati väikeste riikide suur probleem ja mure, et sul on see üks mängija, aga suurtel riikidel on palju, kes saavad omavahel rääkida ja arutada ja kõike teha. Et minust see oli äärmiselt positiivne, et näha neid 4 koos Ameerika lahtistel ja tegelikult me räägime praegu ju Oliveri Grand Slami võidust paarismängus, mis mulle muidugi väga meeldis. Mulle meeldis, kuidas see finaal lõppes, vastastel oli teatavasti seal ju matšpall ja Oliveri pallingul Oliver lihtsalt lõi 2 esimest servi konkreetselt ära. Et mängis nagu fantastiliselt enesekindlalt selle lõpu, et see mäng oli ülimalt huvitav, aga ei tasu ju unustada, et Markus mängis maailma juunioride 3. reketi vastu oli ju servimas matšivõidule. Markus oli ju ka väga-väga lähedal oma karjääri parimale võidule põhimõtteliselt, et just need, see koos olemine, võt see, kui nad nüüd suudavad üksteist hakata nii-öelda pushima ja koos trenni teha, koos võistlustel käia, treenerid vahetavad kogemusi. Kennet, kusjuures treenerina mulle väga meeldib, kui Kennet käis meil siin saates ka. Kennet rääkis sellest, kui ta Austraalias käis vaatamas just seda sama, kuidas Darren Cahill koos Jannik Sinneriga valmistusid Stefanos Tsitsipase vastu mängimiseks ja harjutasid siis taktikat. Ütles Kennet käis seda vaatamas, talle väga-väga see meeldis ja rääkis huvitavaid asju. Nii et noor treener, aga muidugi Oliveri puhul väga suur küsimärk ja üha rohkem meditsiin, füsioteraapia. Kui see pool jääb nõrgaks, siis ei pruugi sellest tennise poolest piisav olla ja Oliver on nagu kogu aeg siin jälle mänginud haige. Täiel mingi müstiline tervisehäda. No see on väga muret tekitav, jah, tal oli see mononukloosi teema vist oli. No selles mõttes sul on märkused õiged, aga loodame kõige paremat, aga mõnes mõttes on see füüsiline pool, ma arvan, on ka Markuse, ma mõtlen just see koht, kus on veel nii-öelda see liha või veel luudele juurde kasvada, et ütleme, ma nagu Markuse asjadega võib-olla natukene olen selles mõttes paremini kursis, et kui ikka kokku saame, siis tema isaga nagu suhtleme päris tihedalt, saame hästi nagu läbi aga mulle meeldib selline, ta ei ole nagu niisugune utoopiline mingi optimism, aga ma näen, see on jälle, me jõuame selle nagu pereni või nendele, ikkagi arvestades vanust on see roll kindlasti praegu ikkagi väga oluline. Selline mõnus, selline positiivne optimism, et isegi nagu, siin oli võib-olla üks jutust näed, et ta natuke mängis kerge vigastus oli, aga kuidagi see, kuidas seda räägitakse, et ei ole sellist nagu lootusetuse tunnet, ei ole sellist negativismi, aga pole hullu, et tal oli raske, aga ei, ta ikkagi on tubli ja kõik kuidagi see moment mulle väga imponeerib, et Oliveri, ütleme seda nagu seda kogu taustsüsteemi, ütleme treeneri nüüd Kenneti ja selle osa sa valgustasid, et sellega ma natuke ka tean, aga ma ütlen, ma ei ole seal nii hästi kursis, et ma väga loodan, mulle, ütleme tegelikult Oliver on selline, ma olen näinud ITF-i turniiri, kui ta siin muide see Patrick Niklas Salmimini vastu täiesti reaalselt oleks võinud võita avaringis seal Pärnus, aga siis oli ka tervise häda ju tegelikult Oliveril, miks ta mängu katkestas, ja Niklas Salmini mängis ju nagu ma ütlesin, Davis Cupi tiimis oli ka Soome tiimis sees. Ja Mark, aga seesama jälle Eesti meistrivõistluse finaali juurde tulles, et selline kift, see mäng on mida Markus, kui tal see välja tuleb, see on ka väga kihvt oli vaadata, et mulle meeldib, seal on nagu mitmekülgsust olemas ja ikkagi peaga mängu näen, et aga selge, et vanusega tuleb juurde sellist võib-olla kuskil vaja enesekindlust natukene ja ma väga loodan, et ütleme, et Mark Lajalile tulevad, nii-öelda nemad tulevad järgi ja siin veel mõned teised mängijad, kes ei ole ka veel sugugi veel karjääri lõppfaasis siin Danil ja mida iganes, et nad liiguvad sama teed ülespoole kogu aeg. Ütleme nii, et on mida oodata Eesti meeste tennise puhul. Jah, võib-olla siis, aga ikkagi, kui me nüüd saame siis selle nagu listi meie juunioride Grand Slami võitjad, siis see on siis nüüd 4 vist, 59 üksik Wimbledon leius. Kaial oli, Prantsusmaa lahtised oli, mis aastas oli 2000?
7 paneks peale. Ei, hilja. 2001 oli Kaia, eks ju, 2016 oli siis Kennet Sitsipasega Wimbledon ja nüüd siis Oliver 4, jah. Nojah, ma ütleme ja Anetil finaal veel. Ma siiski paari üksikut ei võrdaks ja ma ütlen, et hästi lühidalt ütlen nende poiste kohta ära, et võivad toredad kenad olla ja võib olla ka Oliveri puhul, ütleme, jumal lõi keha, siis ta lõi tennisisti keha Oliveri ja nii edasi. Ja löögid ja asjad ja nii edasi, aga neil seisab ees üks selline asi, millel ajal läbis 1 aastaga ja üleminek, jah. Mina, arvestades viimast 3, 4, 5 aastat Oliveri tervise puhul, ma ei näe, kuidas ta 6 kuud järjest iga nädal mängib 5 mängu nädalas. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea detaile, mis selle tervise asjadega on, vigastustega, aga seda ma näen suurt punast küsimärki. Markuse puhul ta peab meheks kasvama. Paraku, kui sul puht füüsilist jõudu ei ole, siis ei ole meeste tennises midagi teha aga 18 võib-olla igaüks areneb erinevalt. Aga ma ütlen veel kord, mõlemal on futuresi periood ees. See on väga raske. See on kohutav läbi. Ma peaks ütlema, et mis on nagu huvitav, et võib-olla Gunnar saatejuhina ka, meil on üllatav üksmeel nendes aasta kokkuvõttes, et no, polegi vist kunagi, no nii üksmeelne on kõik äkki me nüüd saame mingi punkti, kus me läheme riiduma vaielda. Järgmine punkt. Proovime vaielda 4. punkti juures ja Novak Djokovic'i aasta, mis siis oli selline, et lühidalt kokkuvõttes Australian Open, French Open, Wimbledoni finaal, US Open ja aastalõputurniir, need on siis võidud. Kaotusi, mis ma siin lugesin, mõned olid, aga ka mitte väga palju. Lausa eraldi peatükk on Wikipedias Novak Djokovic'i aasta 2023, mitte ühegi teise mängija kohta sellist peatükki ei ole. Sviateki pead ise välja otsima. Kui on, siis on selles üldises, kui Sviateki nime sisse paned, siis iga aasta kohta on eraldi mingi, aga eraldi, fännid on teinud metsiku töö ära ja kõik need rekordid, mis ta on pikendanud oma nädalatega maailma esireketi kohal ja kõik jutud ja 24. slammi võit tuli ka veel ära. Võidab 25. on ebajumal. No olulisemad olid seal võib-olla veel, mis sa jätsid mainimata, eks ju, et oli see, et 400 nädalat maailma esimene, eks ju. 403 on. 400 nüüd on juba tiksub üle, eks ju, et ja enamus nendest rekorditest, mis ta purustas, on ta enda nimelised rekordid. Siin üks Federeri oma läks ka. Federer oli 46 korda slammi poolfinaalis ja nüüd on 47, jah. Lisaks tal oli ju see, et Nadaliga oli ju siin võrdlus Grand Slammidega, purustas selle rekordi ja igaks juhuks võttis veel paar tükki juurde. Ja nüüd siis 7. aastalõpu finaalturniiri võit ja kõige rohkem tiitleid Mastersil 40 tükki ja purustas ka selle rekordi, mis oli ka ta enda nimel, et ta 8. aastat järjest lõpetas maailma esireketina, aga jah, neid 8 aastat järjest ei saa olla. Mitte 8 aastat järjest, et 8 aastat kokku nii-öelda. 8 aastat koheks hooaega. Mina selle teemaga väga ei sekkuks. Ausalt öeldes ma ütlen kahe asjaga. Me olime treener Märt Kivirähiga, nüüd sõitsime Balkani riikides ja meil oli aega õhtuti hotellis sellest väielda. See, kas tal on 24 Grand Slami või Rahval 22, kas tal on 7 aastalõputurniiri, Federeri 6, need on suurusjärgud, mis lähevad kõik ühte kasti. Aga see, et ta ei kõlba lihtsalt spordi eeskujuks, see ei muuda minu jaoks, ütleme, sa ei saa midagi teha, Federer ja Nadal on Federer ja Nadal. Kui neil on 1-2 turniiri võitu kuskil vähem, mis on 30 nädalat vähem maailma esireketit, see ei muuda selle asja olemust. Djokovic ei saa olla miljonitele lastele eeskujuks, ta ilmekalt tõestas seda viimasel Mastersil. Ta on mees, kes on võiduks kasutanud ära alati kõiki alatuid võtteid oma karjääri esimesest päevast. Mõni võib öelda, et võidu nimel kõik on lubatud, mis on see lause, see kuulus, et sõdade ja asjade kohta, aga päris nii see ei ole. Päris nii see ei ole ja ma olen hästi palju olnud tennise, ma ei oska öelda, Players Lounge'ides ja asjades ja nii edasi, ja Djokovic ja tema kaaskond ei sobi siin. Kui Federer, Nadal, rahvamehed, asjad, nii edasi, siis see punt ei sobi. Seal pundis oli ainuke normaalne inimene, oli Vaida.
Marian Vaide, jah. See ülejäänud ei olnud. Sorry, alates isast. Ma olen suga... Aga nüüd ma lõpetan. Kuule, aga Alo, kas sa kuulsid, et nüüd on ju, ma vaatasin kuskil meedias, ma nägin, et uus arvutus pidi olema, et Nadalil ja Federeril on 44 Grand Slami ja Djokovicil 24. see on hea võrdus. 42, vabandust, 42 ma sain su mõttest aru, see on päris hea. Nadali ja Federerimad kokku lähevad. Ta võtab selle ka veel sihiks. Ei, no lõpetage ära. Aga ma korra ütlen, et ma olen Alo jutuga ühes asjas, ma ütlen sulle, Alo, et noh, see sama eeskuju teema. Ma ei räägi nagu inimlikust aspektist, kui me räägime sellest nagu metoodilisest lähenemist, toitumised ja kuidas füüsiline see treening, võib-olla protsess, selles mõttes ta kindlasti, ma usun, et teda võib eeskujuks võtta, aga jah, kui sa võtad nagu kogu paketi, noh, me kindlasti, meil on ka kuulajad, kes ei ole meiega nõus, et kindlasti on ka Djokovic'i fänne ikkagi olemas. Balkanil kindlasti. Ja no Eestis on ka kindlasti, aga neid ei ole, aga kuna või jah, mõni ütleb, et talle meeldib Djokovic, no kuna Federer on võib-olla lõpetanud karjääri, aga jah, kui me võrdluses need protsendid paneme, siis on see toetus väga, väga madal, välja arvatud siis Balkani poolsaar. Aga jah, et tal võivad need numbrid, rekordid olla, aga ei ole saali, kus inimesed tema vastu ei ole. Jah. Pean ütlema, et mina arvasin isiklikult, et see Wimbledoni finaali võit Carlos Alcarazil, et see on väga märgilise tähendusega ja see võib olla nagu teatepulga ülevõtmise finaal. 5 aastat Djokovic polnud kellegile kaotanud. Ja ma millegipärast arvasin, see võib tal viimane olla. Aga Ei, ma veel kord ütlen, kui me võtame puhtalt mängija, unustame kõik selle ümbert ära, siis see on fenomenaalne nähtus. Absoluutselt. Aga kusjuures tal karjääri nii psühholoogiliselt kui igasugustel põhjustel mitu korda on karjääri lõpetamine teemaks olnud ju. 10 aastat tagasi oli põhimõtteliselt pool aastat ei mänginud ja kaotas järjest iga nädal. Jah, aga ma arvan, tema karjääri lõpetab ikkagi see, kui ta näeb, et ta ei saa Grand Slamidel enam kellest jagu ega muu ei lõpeta ta karjääri. Nii kaua, kui ta on võimeline võitma, nii kaua ta mängib. Ma vaatasin isegi eelmine aasta, ta mängis ainult 6 kõrvalturniiri, ehk siis mängis kas 3 või 4 Mastersit, mis tegelikult peaksid kõik olema kohustuslikud, on ju. Ja siis 1-2 turniiri. See ka see füüsiline ja vanus ja kõik see pool ikkagi, jah. Mina ajakirjanikuna ütlen, et me vajame selliseid kujusid tennisesse ja selliseid sportlasi, kes ütlevad, et kui sul on kõik asjad maailmas võidetud, siis ta ikka leiab selle ühe asja, mis ta välja ütleb pressikonverentsil, mille poole ta püüdleb. No sa mõtled ka isegi, kui on vastuoluline, jah. Sellega ei saa vastu vaielda ja pigem ütleme, et ongi vaja musta ja valget ja kui meil on olemas Federer Nadal, siis meil on vaja Djokovic. Ja kokkuvõttes, kui sa segad musta valge, saad halli. Just. Siia kõll vahele ja siis on esikolmik. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga ei saa me Djokovicita ka järgmise punkti juures, mis räägib meil Wimbledoni finaalist Carlos Alcarazi vastu. No ei ole võib-olla kõigi aegade kõige ägedam Wimbledoni finaal, aga paljude esikolmikus seda igatahes läks oma 4 tunni ja 43 minutiga, kes koha peal oli, keegi ei olnud, vist mitte. Ma siis tutvustan, mis seal juhtus. Carlos Alcaraz võitis selle 5 setis ja nii-öelda paljud nimetasid seda nüüd vahtkonna vahetuseks ja ootasid, et nüüd võtabki teatepulga üle, aga see lootus kustus juba järgmisel slämmil ja järgmistel turniiridel. No tegelikult üks venge finaal oli neil veel Cincinnatis omavahel, see oli 3 parem, aga räägitakse, et oma tõusude ja mõõnadega võib-olla isegi ägedam. Aga Wimbledoni finaal ja Alcarazi võit Djokovic'i üle, mis me koostame selle kohta? No ühes podcastis me vist käsitlesime ka seda varem. Jah, see mäng jääb teatud mõttes kusagile ajalukku, aga mina ütlen, et isegi võib-olla pikkuselt kolmas pikkuselt meeste finaalidest Wimbledonis. Arvestades jah, selle ütleme, et seal väljaku kattel ta omal ajal ju ka, mängud küll võisid venida, aga ta on natuke kiirem, eks on ju. Kiirem, lühem kui ütleme loomulikult kui liiva peal. Aga mina ütlen, et lõpuks jääb see ajalukku pigem sellena, et Djokovic ei saanud seda täis komplekti. No järgmine aasta on võimalus teha see 5 koos olümpiaga. Ei, seda esiteks, ma millegipärast ikkagi päris seda ei usu. Ja olümpial on muidugi Djokovic ikka põrunud seni.
aga Alcarazist sai siis esimene mängija väljaspoolt suurt nelikut, paneme sinna Murray ka vist otsa, kes võitnud Wimbledoni alates 2002 aastast. Pärast seda on see number on muidugi kõige selline masendav, või mitte masendavam, aga üldse, kui sa vaatad nende vendade Grand Slami neid, ütleme, paneme nad ikkagi ühte punti. Et paarkümmend aastat nad ei ole poti juurde mitte kedagi peaaegu lasknud, et noh, Wimbledon on veel ekstreem, eks, selles suhtes. Jah, seda enam me rääkisime, et Rõbakinat nagu ei sobiks sinna panna midagi. Ei saa väga nagu panna. Olgu Washington Post sellise asja välja, las kirjutavad, ei saa, mitte kuidagi ei saa. Aga mida ma tahtsin öelda, Carlos Alcaraz on selline, noh, ütleme, et tal on selliseid omadusi tema mängus ja tema olekus väljakul, mida kellelgi kunagi varem ei ole olnud minu arust. Et esiteks ta on uskumatu kuju, kuidas ta seda mängu armastab, ta nagu lihtsalt naerul sui, kas ta kaotab või võidab, talle lihtsalt seal väljakul nii meeldib olla. Võt see mulle Carlos Alcarazi puhul tohutult meeldib, et mees lihtsalt naudib tennist, tema ei tee tööd. Või kuidagi ta on nii selle tennise sees ja loomulikult tema sellised nagu kehalised võimed ja see, kui kiire ta on ja mida ta seal korda suudab saata, see on fenomenaalne, see on uskumatu, aga samas jällegi on selliseid momente ja ma nagu ei julgeks täna öelda, et Carlos Alcaraz hakkab nüüd maailma tennist valitsema. Ma ei ole selles üldse väga veendunud, sest et noh, kuidas öelda, tal on teinekord tulnud sellised kuidagi natuke nagu kandilisi hetki ka tennises, kus ta nagu justkui nagu ei tea, mida ta peaks tegema ja kuidas ta peaks selle asjale lahendama. Et võt see on selline, ma mõtlen just, kui ta teinekord tippmängijatega mängib, kas või isegi siin samas Sinneriga ja vahest ka Medvedeviga ja Djokovic'iga, aga et ei tea, ma arvan, et seal on veel palju areneda ja õppida, et kui ta nüüd tõesti peaks hakkama ühel hetkel niimoodi olema, et tema nüüd valitsebki, et ma ei ole üldse kindel. Aga 20-aastasel ongi vaja areneda ja õppida. Jaa, absoluutselt. Mina näen ühte paralleeli siin. Alcarazi mäng on, noh, te kõik olete nõus, et tõenäoliselt kui me paneks aasta top 10 punkti kokku, siis Alcaraz oleks seal pooltes punktides vähemalt, ütleme sees, et need Wimbledonis seal ühe geniaalse punkti ja ütleme, et Alcarazil on üks pull paralleel Federeriga. Geniaalsed hetked ja väga suured, ütleme Mastersil see, mis ta esimese mängu mängis, see oli konkurentsitult 2023 kõige halvem mäng. Aga sama pull oli Federeri. Sa mõtled Zvereviga mängu, jah? Jah, sama pull oli, mina liigitasin selle ATP kõige kehvemaks mänguks 2023. No seal oli ebareaalne, kui maailma illutine esireket lööb külje pealt 4-meetrise vea, no see ei ole lihtsalt võimalik. Aga Federeril oli sama vanalt täpselt samasugune periood. Geniaalsed mängud ja täiesti tühjad perioodid. Kuni ta 2003 kõik loksus paika. Ja siis 3 aastat ei olnud kellelgi mitte midagi teha. Mitte ühegi Grand Slamil peale liival Rafael Nadalil. Sul on õigus, et kui ma praegu ka meenutan, et oli küll see, et ma just vaatasin, et enne kui tal see nii-öelda stabiilsus tekkis, et vahest vaatasin, et jube kihvt, et kuidagi mängib ja siis nagu, et mis toimub. Jah, oli seal Flash Samprasega võitis Samprast Wimbledonis, aga siis olid katastroofilisi kaotusi järjest siin, seal ja Alcaraz natukene võib-olla elab samasugust perioodi läbi, mis ongi loomulik võib-olla 20-aastaselt, aga need fantastilised punktid, see fantastiline liikumine, ikkagi fantastilised volled, ütleme, et see on nagu sellise stopid, legendi materjal, ütleme siis nii. Et kunagi ei tea ette, on ju, aga midagi põnevat on juhtumas. Nagu öeldakse, et something's cooking. Läheme edasi ja kodule lähemale. Meil on 2 punkti veel jäänud ja mõlemad on meie koduvabariigi tennisega seotud. Mark Lajal võitis ATP Challengeri turniiri, tegi ATP debüüdi, kusjuures võiduka ja tõusis esimest korda top 200 sekka ja Mark on meil, palju ta on, 20? 20, jah. Alustas aastat 403. kohalt ja top 200 sees, nagu kui Mark siin meil käis, ma kiitsin teda, et kõikidest oma vaheetappidest on ta üle lennanud aastaga põhimõtteliselt, et ei jää kuskile toppama ja pidama. Aasta algus ei olnud kõige edukam, et mõned finaalid, poolfinaalid siin-seal ja siis kuni siis
Little Rockis võitis ATP Challenger 75, finaalis Beibit Šukajevit loputas Kasahstani meest. US Openil tegi debüüdi, kaotas Filipp Misolitšile, aga siis oktoobri keskel see, kuidas ta kirjeldas seda vabapääsme saamist, oli ka omaette ooper, soovitan üle kuulata. Mees oli tegelikult valmis tegema pikema pausi, mentaalselt vajas seda. Siis agent helistas, et kuule, saad vabapääsme ATP turniirile, vist väga valikuvabadust ei andnud, loomulikult tuli vastu minna ja võitis seal sellist meest nagu Jaume Munar 6-3, 6-4. Pikemalt ei peatuks rohkem statistikal. Mark Lajal, meie uus Eesti tennise esindusnägu, võib vist öelda küll. Jah, ilmselt lähiajaks jääbki, ütleme, et selles suhtes sa ütlesid täpselt seda, mida ma olen Margi kohta kogu aeg ütlenud, et minu jaoks on nagu väga-väga veenev, kuidas ta läbis Futuresi etapi. Mingil määral, mitte lõplikult võib ka öelda, et Challengeri etapi vähemalt sinna, et sai ATP turniiridele jala ukse vahele, eks Grand Slamidele samamoodi. Ja nüüd siis on huvitav aasta, järgmine aasta, kuidas ta suurtel turniiridel hakkab pärjama. See on põnev. Siiamaani on, meeste tennises on 3 olulist etappi, eks Futures, Challenger, ATP. 2 esimest on minu arvates, kui esimene oli läbitud hindele 5+, teine võib-olla 5-, aga igal juhul 5, siis vaatame nüüd. Minul on usku temasse jah, et kui mingisugune välised faktorid ei sega või midagi, et selline üldse sihikindel ja see teekond, ütleme just, et kuidas see tõus on nagu toimunud, et see on nagu see on muljetavaldav esiteks ja tundub üsna nagu kõik käib nagu justkui väga loogiliselt. Plaani järgi. ja täpselt. Et ja tundub, et ta ise ka, tal on nagu see väga nagu ei, tal on endal paigas. Mõlemad vaatasime silma Rihoga, et kuidas saab olla. Ma ikka tuletan meelde, et kui ta oli, ma ütlen kohe sulle, circa vist 4,5 aastat tagasi, ma tegin temaga ka ühte podcasti, ma juba siis nägin, kuidagi nii sümpatiseeris ja ma nägin, et seal on igal juhul materjali, väga palju seda materjali, et võib kaugele jõuda. Kuigi ma tean, et võib-olla kui ta oli päris seal võib-olla veel 14-15 või mängis, et nagu ikka tead, tenniserinkond arutavad midagi ja siis ma isegi siis kuulsin, et mõned tenniselähedal inimesed olid kuidagi skeptilised, et mul on see meeles lihtsalt, see on kuidagi taustale jäänud, et selles mõttes ta on mõnusa ninanipsu teinud. Eks seal võib-olla on ka kadedusega teema oli omal ajal, et eks ikka noorteklassi konkureerivad ja et siis kes kuhu jõuab ja eks seal see finantside teema ja et mina usun temasse ja lisaks nendele võitudele on tal ka mõned, ütleme ka mõned napid kaotse, või ütleme, kellega ta juba mängib. Et juba see näitab, et ta suudab nendega mängida ja tal on vaja sellist selget kaotust maailma tippudele. Ei, tal on vaja lihtsalt enesekindlust, ütleme heas mõttes enesekindlust, selline, ütleme, see ei tohi olla selline, et kainet mõistust ei tohi kaotada. Et jälle, nagu ikka üldse Eesti sportlaste puhul, et tervis füüsis ja mina ütlen küll, et kui kõik läheb nii enam nagu plaani järgi, et ta on esisaja mees 2024. Mina selles, ütleme, praeguse seisuga ma selles ei kahtle, aga selge see, et eks siis näeme, kas mul on õigus. No ma 2 sõnaga siin Santanale ütleksin vastu see, et kuna ma Margi kogu noortekarjääri tean väga lähedalt ja väga hästi, poeg oli ta mingi ajani oli isegi konkurent. Et ütleme, et alates vanuses 12-13 olen ma Marki oma pojale kogu aeg toonud, kui minu poeg ei viitsinud tossu sina oled toonud, jah? Ei, ma räägin, et Margi, ükskõik kellega tol ajal rääkis, kõik olid suht kindlalt, et Margi eest tuleb midagi ja üks põhiline põhjus oli see, ütleme 13-aastaselt oli ta juba valmis proff peas. No võib-olla ma natukene vanuse poolest valmistumine, kõik oma grippide peale panek, kõik, mis ütleme mängi arengus on detailid, siis tema puhul olid need super hästi paigas algust peale ja pärast okei, sinna Prantsusmaal minek ja asjad nii edasi, siis oli kaugelt lihtsalt põnev jälgida, mis juhtuma hakkab. Aga see Prantsusmaale minek, seal on ka, pere roll on hästi, väga palju pidid loobuma, et see, tähendab, millele ma viitan,
et me ei rääkinud ju sinust, eks on ju, no selles mõttes, kui ma siin natuke mainisin, aga võib-olla see sama moment, see sama, mis sa kirjeldasid, just selline lähenemine, see professionaalsus juba siis, see sageli paljudele, üldse spordis muudel aladel ka, see kuidagi nagu vahest kõrvalvaatajad nagu vaatavad, et see on nagu midagi liigne või et kuule, mille peale umbes, et kuhu inimesed vaatavad, aga muud moodi ei saa. Saate aru, muud moodi ei jõua tippu, mitte kuidagi. Nii peabki lähenema. Jah, mis mulle meeldis praegu, Alo, mis sa rääkisid just, et treenerina vaata, kuidas sa selliseid asju märkad ja vaatad, et me ei saa öelda, et kui Mark oli siin Eestis, et ta oleks olnud mingisugune särav täht üksinda taevas ja et ta ei olnud selline, ta oli lihtsalt, ta tegi neid õigeid asju, nii-öelda, ta oli muidugi tipp, aga just see, et ta võib-olla just valis selle õige keskkonna. Täna ma soovitan kindlasti, meie eelmine saade oligi, Mark Lajaliga me saate tegime, Mark rääkis ise väga palju huvitavaid asju, aga et kui sa mõtled, et kui su treeningpartnerid on, kes tennist jälgivad, teavad sellised nimesid, Aleksei Popirin, nüüd on Ugo Umber, Danil Medvedev, vaata, sa oled seal keskkonnas, sa ju suhtled, sa ju näed, mida keegi teeb, kuidas tehakse. Šapovalov näiteks samamoodi. Šapovaloviga muuseas vist... Treeninglaager oli 2 nädalat. Ja meie vist, kui ma ei tea, kas see on juba avalik saladus, aga vist Indrek Tustit hakkab temaga toimetama nüüd. Et ühesõnaga just see keskkond ja mis mulle meeldib tema puhul, see, kuidas ta nagu Kennet ütles ka hästide kohta, et vaata, et see, et kuidas ta suudab seda võtta nii-öelda, inglise keeles on ikka hea sõna, see chillina, et see igapäevane toimetamine, et see ei ole su jaoks mingi tappev, sulle meeldib seda teha. Ja võt see on see märk ja sa näed, kuidas ta seda protsessiga naudib. Hingele vajalikud ja kui ma rääkisin sellest nooruse ajast, siis tegelikult oligi, ütleme, üks Eesti meistrivõistluste mäng oli poolfinaal, mis mu poeg mängis ja mingi, ma ei tea, mis imega võitis. Aga selle mängu jooksul ma jõudsin teha pojale 2 korda, ütleme asjad, mida ma ei suutnudki oma pojaga kunagi teha. Mänguks valmistumine, kui 3 minutit enne mängu poeg istus ja ei olnud ühtegi liigutust veel teinud, sest Margil olid venitused, soendused, kõik asjad, gripid, asjad, kõik valmis. Ja peale mängu, kui õnnetu Mark oli peale mängu, peale kaotust, mida mina oma poja puhul pole elus kordagi näinud. Kaotad 7-6 otsustava matš pallidelt, kuule, lähme sööme puruks. Ehk siis sa pead ka kaotustega õnnelik. Su poeg kuulab ka sa saadet pärast? Jaa, ta suudab Tapa sõjaväes. Lähete pärast mängite... Mark on Muratu Kluu üles. Pole hullu, mängite gitarri. Kuule, mängite pärast üks... Mida sa tea, seal Tapa sõjaväes on ka äge, Ei, jube kihvt kompleks muuses. Jaa, aga üks punkt on meil veel ikkagi. See punkt on... kõik võivad aimata, mis see on. See ei ole mingi... Toomas võitis 5. kategooria turniiri kuskil, vaid see on ikkagi Anett Kontaveit lõpetas karjääri. Meil kadus ikkagi, mitte kadunud, või lõpetas karjääri meie spordi vast kõige kõvem esindus nagu üldse siin viimased 10 aastat. 20. juuni tuli siis pressiteade, võis ju oodata, aga mingil määral ikkagi šokina, et selge ei luba enam mängida, olen sunnitud lõpetama, oli kohe ka pressikonverents, teatas, et Wimbledonis tõmbab joone alla, võitis siis avaringis Lutz Rezia Stefaninit, teises ringis kaotus Marie Puskovale, mängis seal veel paarismängu soomlasega ja siis Tondiraba jäähallis juba pikalt räägitud showmäng Ons Jaböriga oli emotsionaalne. Aga ma tuleks sellesse päeva, 20. juuni tagasi. Kui teie kõik kuulsite sellest, et Anett lõpetab karjääri, kas oli üllatus ka või mis teie sees toimus? Riho võib-olla teadis ette? Ja ei, tegelikult ei olnud üllatus, sest et Anetiga oli sellest juba juttu eelmise aasta lõpu gaalal. Ta juba rääkis seda, et tal olid juba need paha, ma olen seda rääkinud ka ja nii kurb kui see ka ei ole, see oli meie võib-olla Eesti tennise jaoks ka selline ikkagi tippsündmus ju, kui VTA turniir meil oli siin ja nii kurb kui see ka ei ole, mõlema mängija, nii Kaia kui Aneti jaoks, vaata, et oligi üks viimane edukas turniir praktiliselt, sellepärast et tegelikult juba Barbora Krejčikovaga finaalmängus oli Anetil juba probleemid seal. Aga ma olen mõelnud sellele, kas see lahing Kaiaga oligi siis see, mis pani põntsu Aneti karjäärile? Kusjuures, ei saa nii öelda kindlasti, aga
aga Kaiale oli Põnts täpselt samamoodi ütles Tustit, et selles vanuses VTA turniiri mängida on oluliselt raskem kui Grand Slami. Ta ütles, et sa lihtsalt ei suuda iga päev taastuda nii kiiresti, et sul on mängid ühe mängu, teise mängu, kolmanda ja siis on sul 4. mäng. Ja naistel kindlasti. Ja naistel ei ole seda vahet nagu absoluutselt ja seal oli veel, seal ajakavaliselt oli veel ka keeruline, kuna seal oli Kaiale õhtune mäng ja siis oli juba lõuna ajal mäng ja ühesõnaga ja Kaial oli ka väga raske see Anetiga mäng, juba füüsiliselt väga raske. Ja Anett võitis selle mängu, aga tegelikult oli finaaliks, oli noh, loomulikult mulle meeldis see, mis Anett ütles mulle just enne seda lõpumatši, et kui see oli, nagu sa ütlesid, show-mäng on ju, siis tema, ta ise ütles ka, et ma ei saa aru, mida see tähendab, et ma ei ole kunagi tenniseväljakul mingit show'd teinud, ma ei taha mitte kunagi ühtegi show'd tegema hakata, kui ma lähen mängima, siis ma mängin nii, nagu ma oskan, ma annan endast 110% ja tuleb, mis tuleb, et võt see on Aneti karjääri eluaeg kirjeldanud minu arust väga hästi, et aga jah, see oli tegelikult praktiliselt viimane turniir. Ütleme, tegelikult oligi see Tallinna turniir, kui nad omavahel mängisid ja siis Anett mängis finaali. Ja siis hakkasid juba järgmine nädal, kui ta läks turniirile, oli tal juba ju tegelikult oli keeruline. Aga väärikalt saatsime ikka ära Aneti. Niimoodi peakski Jaa, see Tandiraba üritus oli ühe inimese ära saatma. See oli praktiliselt perfektne üritus minu meelest seal, esiteks mitte ainult küsimus on persoonist, vaid üldse kogu see kuidagi oli hästi komponeeritud ja väärikas ja minule väga meeldis jälle see veel pärast see intervjuu, mis oli seal, kui ta oli seal keset nii-öelda väljakut istus ja et seal need inimesed, kes võib-olla nägid, said veenduda, et just see, jälle rõhutan nagu siin varem eelmises saates, et selline terviklikkus, et väga hea eeskuju. Et nagu siin võib-olla vahepeal ka mainisin, et millised inimesed peaksid olema eeskujuks üldse laiemale ka publikule, mitte ainult sportlastele, et loomulikult ma ei ütle, et meil peaks olema nagu Ameerikas, ütleme, et ainult nende edukate inimeste kultus, aga lihtsalt just see fookus, et sa võid olla ka, ütleme, kuskil tegeled mingi oma asjaga, on see õpetaja või mida iganes, aga sa teed oma tööd hästi tublilt ja nii-öelda oled fokusseeritud hästi ja Anett on selles mõttes ka hea näide ja muidugi ka Mark Lajal, kellest me enne rääkisime, et just see, et nad on eeskujud. Ma arvan ühe asja praegust vaadates Riho nägu, vaadates kõigi nägusid ja kuulates seda jututooni on ju, need 2 esimest oleks pidanud ära vahetama. Seks, et nüüd me läheme sellises matuse meeleolus lähme, et paraku on, et Aneti see 27-aastaselt lõpetamine jätab sellise, ta jätab kurva tooni. Ütleme, et panen sinna saate eelmises saates Riho öeldud see, et me jätsime ajaloolise võimaluse kasutamata Fed Cupiga, on ju, siis kuidagi jätab selline lõpuni täide viimata mingite asjade seda ja kuna Eesti tennises seisab ees selline selles, ütleme, musta augu periood, et nende tüdrukute tulemusi järgi teha, on lihtsalt, ma ei tea, üli raske. Et me kõik loodame, et Lajal ja nii edasi asjad, aga loomulikult me oleks tahtnud, et aga kurb, kui me peame hakkama rääkima tulevikus 400-500 kohtadest ATP VTA, see on nagu kurb, aga paraku see võib reaalsus olla. Mina oma see lahkumismäng ei olnudki kõige emotsionaalsem meie jaoks, mul oli ikkagi Wimbledon, kus ma sain ka kohal viibida, mis on võib-olla, millest mul on kõige rohkem kahju, võib-olla see on natukene isekas asi, mida öelda, aga mul on selline tunne, et ei ole nagu põhjust näiteks järgmisel aastal, kui meil ei ole kindel, et me saame kaasa elada põhiturniiri matšidele. Ei ole minu tööandjal kahjuks põhjust mind sinna komandeerida ja sellest on mul rämedalt kahju, sest Pariis, London, maailma kõige ägedamad linnad, viibida maailma kõige ägedamatel turniiridel ja mitte ainult pealtvaatajana, sa lähed vaatad Alcarazzi ja Djokovic'i matši, vaid see, et sul endal midagi mängus. Sa oled, eestlane võib olla kuningas selles pressikonverentsi ruumis või üldse selles pressiruumis. Käia ringi, sinu küsitakse, mis see Anett nüüd tegi ja kaugel ta võib jõuda ja millised vastane ta on ja et sa tunned ise ka ennast tähtsana. Seda ongi Kaia Anett suutnud pannud Eesti ajakirjanikud seal suurtel slämmidel ka ennast tähtsana tundma ja vahendada ja ka fänne.
kuule, aga intervjueerime nüüd Gunnarit. Gunnar, räägi nüüd meile nendest inimestest, nendest mängijatest, kellega sa oled isiklikult kohtunud ja keda sa oled intervjueerinud tänu sellele, et sa oled käinud Grand Slamidel, noh. No, see on boonus. List on pikk, jah? List on pikk, eks ju. Noh, ja alates Muguruusad, kes sul seal kõik on olnud, ma ei tea, sa tead ise paremini, kelle pressikonverentsidel sa oled käinud? Ja pressikonverentsil sa saad, no kui sa vähegi aktiivne oled, algusest peale näitad üles initsiatiivi, sa saad küsida. Jah, lähed ja küsid maailma tipu käest midagi. Juba Onsa Tšabööriga, Onsa oli, sa oled Eestist, väga meeldiv. Ma olen kogu aeg tahtnud Eestist tulla. Lõpuks pärast tunnistas lennujaamas, et ta juba teadis, et ta tuleb. Et sa kardad, noh, mitte ei karda, vaid et noh, ma arvan, tennises, ütleme, see kohe niimoodi ei tule, et nüüd on kohe nagu järsku, et siis nagu Eesti nagu kaob nagu selles mõttes, noh, ütleme seal koridoris kõnnis, et ma olen Eestist, et see kaob ära. Loodetavasti, noh, nagu me räägimegi, praegu meestetennises on natukene võib-olla parem aeg, et sealt kuidagi rohkem oleme jälle pildil, et aga muidugi, kui möödub seal näiteks 4-5 aastat ja ei ole midagi, siis vaikselt jah, nagu siis võib-olla... Ma loodan, et ma oma lauast ilma ei jää. French Openil ja Wimbledonil on nimeline laud. Pannakse, need jääb mällu, et sa istusid eelmine aasta selle kohal, siis tulid järgmine aasta ka sama kohal. Võib-olla pead järgmine aasta võtma selle kokku pandava oma laua. Wimbledonis oma laud, päris kõva värk. Kõva vend. Ei tahaks ilma jääda. Ja minul on ka mured selles suhtes, et ma olen 20 aastat praktiliselt Grand Slamidel käinud, aga üks põhimõte Eesti mängija peab olema seal. Just. Ja ma huviga käin ja erinevalt Pariisist, Londonist minu lemmikkoht on New York. Aga mul on tõsine mure, ma ei kujuta ette, et ma läheks US Openit vaatama, kui Eesti mängija ei mängi. Vot üks asi, millest me ei ole selles saates üldse rääkinud ja noh, ma saan aru, et seal on nagu see küsimus, et võib-olla me ei seosta teda nii otseselt. Ingrid Neel, just mul tuli praegu ka, me täitsa unustasime tema ära. Nüüd on nagu küsimus selles, et kui palju siin on meil kõva mööda pannud. Ja, aga siin on nüüd küsimus, kui palju meil on neid kohti, palju meil on neid kohti ja asju, et me saame teda rohkem omaks teha, et noh, ikkagi kui ta nüüd Eesti pool mängib. Meil oli kusjuures Aneti lõpetamisel oli meie presidendi Endbandiga suur vaidlus, et kui oma saab Ingrid Neel olla. Kusjuures Anet rääkis ülivõrdes ja kõik räägivad ülivõrdes, et Ingrid on väga-väga sümpaatne tüdruk. Anet suhtleb taga väga tore tüdruk. No loomulikult ta on ikkagi ameeriklanna olnud põhimõtteliselt ikkagi. Lihtne küsimus. Nojah, ütleme, hea küll, mul on oma arvamus selles. Ma tahaks, et eestlaseks kindlasti, ma tean, et ta on tore tüdruk ja asjad ja nii edasi, aga noh, sellest ei piisa sellest, et ta oleks siin ja sa elaks talle kaasa. Aga me rääksime ikka Anetist ja tegelikult tahaks aitäh öelda lihtsalt Anetile muud midagi. No, suur tänu talle. Ja edu kõiges. Rõõmus on näha, et nendes EOK videotesse on juba intervjuusid andnud ja ei ole nii-öelda pildilt kadunud, et niimoodi ei soovitagi järsku, et sujuvalt. Ei kaoda kuhugi. Mõned intervjuud võiks ikka veel anda. Ma arvan, et inimestel küsimusi jagub. Aitäh, mehed! Need 2 saadet möödusid sama kiiresti kui terve aasta ja ma arvan, et meil on põhjust järgmine aasta jälle rääkida Eesti saavutustest ja välismaa saavutustest kindlasti. Järgmised saated juba siis, kui algab Slammi hooaeg Austraalias, mis me vaatasime siin, jaanuari keskel juba hakkab pihta, 14 vist. Ja Kaia hetkeseisuga peaks hakkama kvalist, aga meil on ka paar juuniori mängus ja Mark Lael loomulikult ka kvalist. Aita mind juuniorid. Ei ole enam jah. Ei, juunioridega on nüüd... Ei, meil on tegelikult võimalik, et on Laura Rahnel kvalifikatsioonis äkki. Ma ei tea, seal on piiri peal kuskil võib-olla, ma ei oska öelda, ma ei ole kindel. Olgu, äkki Laurast räägime järgmine aasta. Kõik head, nägemist. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.